ma tulin jala. Ta on selline ebaseksikas teema, eks ju, näiteks veganlus on väga popp, sa saad teha gurmee-veganlust ja sa saad oma identiteedi üles ehitada, aga väga raske on näiteks teha, ma ei tea, ma olen separaat-sittur. Meil pole isegi sõna selle jaoks, eks ju, et uriin ühte kohta, paks teise kohta. Uskuge mind, meil ei ole erilised ajud, meie oleme täiesti tavalised inimesed ja kui meie saame aru, saab iga mats seal. Oletame, et kui see majandus siis nüüd enam ei kasvaks ja me paneme siis selle inimese siia keskele, et kas siis kõik meie probleemid nüüd lahenevad ära? Ja meil on see sotsiaalne süsteem, et meil on teatud selline kosmoloogia, narratiiv, mis hoiab meid üleval, seda toetavad kõik institutsionaalsed struktuurid, ideoloogiad, majanduspõhimõtted, asjad sinna võib sügavalt sisse minna. Ma arvan, et see on põhimõtteliselt on võimatu seda teha niimoodi, et saame kokku, räägime selgeks ja siis läheme punktist A punkti B. Eudaimooniline õnnelikkus, ehk siis või see need seismised eesmärgid, seostavad alati kõikide heaolu näitajatega. Ja need teised eesmärgid, see raha, võim, välimus, seostavad alati kõikide halbade näitajatega. Põhimõtteliselt, et meil viiakse kogu aeg seda, et me ei saa, sest inimesed lähevad õnnetuks, me ei saa nagu pidurdada see majanduskasvu. Tegelikult me töötame selle nimel, et olla iga päev natuke õnnetamad. Ma arvan, et praegu see kotisuu on veel piisavalt lahti, et me saame rahulikult seda energiat seal ammutada, et me ei ole veel sellesse hetke jõudnud, kus me lihtsalt nagu peame ja see on meil ainuke valik. No minna nagu täiesti ohkama ajab niimoodi, kui tulevad tõsimeeli siukesed, et äkki teeks ooperimaja veel suuremaks, aga teeks ühe ilge piraka raudtee, paneks sinna ka ühe suur, kõigil on nagu mõttes käib mingi maailm kasvab veel ja rahvas tuleb juurde, jõukus kasvab, see nagu mingi vaikimisi tuleviku horisont on kõigil nagu mingi kasvav, täiesti siuke ebaadekvaatne, eks ju. Ja see on nagu naljaks, et mulle tundub, et me järjest rohkem tegelikult selle kontseptsiooni külge nagu klammerdume, kuigi me teame, et see ei tööta. Sest et see, mis on alternatiiv, on, meil ei olegi kontseptsiooni, eks, kuhu minna, eks, see tühjus, see, et sa ei oska nagu raamistada oma loogikat ja sünkroniseerida ühiskonnas mingeid loogikaid üksteisest aru saada, et see on nii hirmutav, et tänu sellele on nagu parem nagu kinni jääda sellesse, mis on. Nate Higginsi juures, seal tal käis üks mees, kes on loonud 2000 vatti ühiskonna ja tema on siuke on näha, miks ta nii rõõmus on, sellepärast oskab käsitsi teha igasuguseid asju ja nad on kasutavad päikesepaneele, aga näiteks avalisvoolu, eks ju, selles mõttes, et ei hakka seda konverteerima seal alati vahelduvvooluks ja midagi. Ja ta tarbibki vähe, et ütleb, et tema eluviisid muutuvad, et sa ei pea iga päev duši all käima ja nii edasi. Meil on vaja neid pesakesi, kus me näitame neid alternatiivse tuleviku võimalusi, võib-olla need ei tundu meile veel skaneeritavad, aga see sama, et näiteks, et elu läheks tegelikult nagu laias plaanis juba väga vähe halvemaks, aga samas väga palju paremaks, kui me näiteks keelustaks tänavareklaami või alustuseks sellest, et me ei tohi reklaamida suure nii-öelda ökoloogilisi jalajälgi tooteid. Kehaline töö tuleks tegelikult taasavastada. See on kõige ökonoomsem. Näiteks mingid sellised väiksed asjad, vaja fundament ära soojustada, ei võta koppa, võta koppa. Elupaiksus ja lihtsus ja sõltumatsus, ja kogukondlikkus ja silmad lahti otsimine. Et teine, mis ilmselt võib olla, et tundub, et see, mis tuleb, et see on igal juhul kõik halvem, et ma üldsegi ei arva nii, et me töötame 24/7 nagu napakad ja valmistame eluks kuni surmani ette, eks ju, et eluks enam ei olegi aega. Et kui minna tagasi nendesse teistesse kultuuridesse, et siis seal tegelikult on sul aega elada. Et selle aja võtmise võimalused ilmselt kasvavad hüppeliselt, mis tähendab, et saab olla mõtlik, saab mõelda, saab üksteisele otsa vaadata, saab kogukonnas toimetada ja need on kõik väga positiivsed asjad. Ja seal on ka vaata see õnne ja hea olu. Täpselt, ja vaata praktiline, üks on see, et haridussüsteemi muutumine selliseks, et õppimine on aeglane, me teeme uue kooli Tallinnas ja siis näitame, kus käib, on hinded ära, sest hinded on üks asi, mis tegelikult vaikimisi suunavad lapsi nagu sellesse, et rahulolu võrdlemisest, nagu see vilts rahulolu sellest, et sa oled sellesse konkurentsis, et regeneratiivne põllumajandus, et ma arvan, et seda saaks teha väga palju rohkem ja seda saaks tegelikult teha nii, et nüüd me teeme linnaruum selliseks, et igal pool, kus on inimeste elamud, ei saa sõita üle 30 km tunnis näiteks, tänavad kitsamaks, jälle tasaarenguline lahendus, väga lihtne. Minu jaoks on see tasaareng. Samamoodi, kui me mõtleme selle peale, et kui meie
elu läheb nii palju lihtsamaks ja hargneb lahti, siis võib-olla on tähtsam, et me saame iseenda tervist hoida, et kõik tegevused, mis tervist kahjustavad, võiks siis olla kas või suurema maksuga või mida iganes, eks ju. Samamoodi see reklaami teema on ju, reklaam kui amoraalne asi, eriti mingite asjade suhtes, mille, mis on kahju. Linkole tahtis ära keelata. Õige. Jah, aga kuna osad linnad seda juba teevad, siis see ei ole enam selline asi, et üks hull räägib, on ju. Ma usun, et üks asi, kui oleks võllukepikene, siis ma muudaksin absoluutselt haridussüsteemi niimoodi, et igal pool on sees olemas maaõpetus, ökoloogiline õpetus ja väärtusõpetus. Et tekiks teistsugune taustsüsteem ka nendel, kes hakkavad otsustama, sest praegusel hetkel otsustavad meil inimesed, kes enamikus ei ole ette valmistatud aru saama sellest, kuidas maailm toimub üldse. Ja kui selle liigutuse saaks kiiresti ära teha, siis see annaks mingisugusegi võimaluse, et ühel hetkel otsustused hakkavad teistsugusteks kujunema. See on nagu siuke lihttehnoloogia aasta. Paljud on öelnud, et aasta sõjaväes on olnud nende elu kõige tervislikum, sest nad peavad sporti tegema. On puud olnud, aga väga tervislikum. Peavad sporti tegema, eks ju, regulaarne unerežiim, internet ära aastaks ajaks. Kõigile, poisid, tüdrukud, eks ju. Need, kes on nagu hea füüsisega, need teevad seda klassikalist sõjaväge. Aga need, kes ei tee, need teevad üks aasta lihttehnoloogiat. Selles mõttes nagu talvuelu ja saavad töökogemuse, loovad suhteid seal ja nii edasi. Ma arvan, et see on vaimsel tervisele väga paljud ei tahaks sealt ära tulla enam. Siin võib-olla on see tabletidega, kes tuleb alustada väikestest tükkidest ja võib-olla nagu lemmikloomadega, et paned kõigepealt toidu siis ära ja siis nagu hakkad vaikselt seda kogust nagu suurendama, et siis mingil hetkel võib-olla jõuab see nii-öelda need asjad kokku ja kui on vaja nagu öelda, et võtta seda tablett, siis võib-olla öelda, et tead, kui sa nüüd pooleli jätad, siis pead uuesti seda ravikuuri nagu algusest alustama, et siis ta võib-olla ei taha pooleli ka enam jätta.